Tere hommikust meie näitusel Eesti raamat 500 reliikviad. Sellel näitusel oleme me välja pannud säilinud köited eestikeelsetest trükistest, mis on ilmunud kõige varasematest säilinud raamatutest kuni siis Eesti rahva ärkamise ajani 19. sajandi keskpaigas. Võiksin öelda, et pea kõik need eksponaadid, mis näitusel väljas on omamoodi aarded. Nad tähistavad üht või teist olulist etappi Eesti raamatu ja eesti kirjakeele arengus. Eesti keel kirjasõnas on muidugi vanem kui trükisõnas. Küll aga esimesed trükitud raamatute lood on seotud hoopiski Eesti raamatu hävitamisega. Kõige varasem teade eesti keelt sisaldava trükise olemasolust on pärit 1525. aastast ja see on kirjas Lübecki toomdekaani protokolli raamatus, nimelt siis 1525. aasta 8. novembril on üles kirjutatud, et Lübeckis, mis tookord oli veel katoliiklik linn, on ühes trahteris arestitud raamat või arestitud vaat kahtlaste raamatutega. Seda tegi Lübecki raad, andis need raamatud läbivaatamiseks toomkapiitlile ja selgus, et vaadis teiste raamatute hulgas olid läti, eesti ja liivimaakeelsed. Mis see liivimaakeel siis on, seda võib vaid oletada, kas see oli näiteks Liivimaal kõnekeeleks olnud alamsaksa keel, luterlikud trükised. Kapiitel koostas komisjoni nende raamatute läbivaatamiseks. See kestis lausa paar nädalat, kuid lõpuks otsustati, et neid nõndanimetatud ketserlikke raamatuid siiski Liivimaale saata ei maksa ja anti Raele luba need raamatud hävitada. Raad pidi need raamatud põletama avalikult, kuid ühtegi märget ajaloodokumentides selle kohta, kas nad tõesti hävitati, ei ole. Nii et kui me väga loodame, siis me võiksime ju loota, et keegi kunagi leiab mõne 1525. aasta eesti keelt sisaldava trükise. Samuti me ei tea, kas need olid paralleelselt saksa ja eestikeelsed trükised või olid need ainult eesti ja lätikeelsed trükised. Selle kohta meil andmed puuduvad. Siin on siis Luteri läkitus nõndanimetatud evangeeliumi usu järgijatele. See on aastast 1523 trükitud Wittenbergis ja selle aluseks sai Riia Rae liikme Johann Lohmülleri palve. Nimelt siinsed linnad läksid hästi varakult luterlusega kaasa. Siia tulid Saksamaalt esimesed evangeeliumi jutlustajad ja muidugi toona siiski algusaastatel pooleldi katoliiklikus süsteemis neid natukene nagu tõrjuti, nad olid mõneti kahtlevatel seisukohtadel ja siis Luteri läkitus ja selgitused pidid aitama neid ja toetama neid siis siinjuures. Teine asi, Tallinna raad, kui ta siis võttis vastu evangeeliumi usu, siis loomulikult oli vaja otsemaid nii kirikutesse evangeeliumi jutlustajaid uusi kui kooliõpetajaid ja tollel 16. sajandi esimesel poolel oli kindlasti selleks
kõige paremaks soovituseks oli, kui reformaatorid Saksamaalt ise soovitasid neid. Ja Tallinna raad pöörduski siis Luteri poole, et Luter soovitaks kedagi Tallinna ülemvaimulikuks. Luter tegi ettepaneku noorele magistrile, kes oli Saksamaal ülikooli lõpetanud, Heinrich Bockile. Ja 1531. aastast praegu Tallinna linnaarhiivis säilitatav Luteri kiri annab teada, et Heinrich Bock keeldus sellest kohast, sest ta peab ennast liiga nooreks, liiga kogenematuks, et terve linna kirikuid juhtida. Küll aga 9 aastat hiljem Heinrich Bock siiski Tallinna tuleb ja siis on kaasas tal juba soovituskiri 4 reformaatorilt, siis Luterilt, Melanchthonilt, Bugenhagenilt ja Justus Joonaselt. Ja need 2 kirja, mõlemad on nad linnaarhiivist, on siis siin näitusel ka näidatud. Esimesel 1531. aasta kirjal on hästi selgelt välja toodud ka Martin Luteri enda allkiri. Heinrich Bock ei olnud tegelikult ühegi Tallinna kiriku juures ametis ülemvaimulikuna. Tegutses ta kõige rohkem Niguliste juures ja Niguliste kirikusse on ta siis ka 1549. aastal maetud. Ja kes tulevad muuseumit külastamis, nad näevad Niguliste kannatusaltaril ka Heinrich Bocki nii-öelda portreed, nagu teda omal ajal kujutati, see ongi siis ümber kujundatud nüüd Bocki epitaafiks. Ja isegi siis, kui see näitus on siit ära läinud, siis Bocki saab sellel kannatusaltaril kenasti sealpool vaadata. Varasemad eesti keele ülestähendused on ka näiteks kirjalikud palved Kullamaa vakuraamatus, mis siis pärineb 1520. aastatest. Sealt leiab Meie Isa palve ja Maarja tervituse palve. Ja kuidas see kõlab, selle me oleme näituse külastajatele toonud välja stendil suurendatuna, sest käsikirjas endas on seda üsna keeruline järgida ja lugeda. Ja 1520. aasta Meie Isa palve üleskirjutus algab küll üsnagi tänapäeva keele sarnaselt Üsa meide ehk Meie Isa, aga nii mõnedki sõnad on tänapäeva eestlasele täiesti raskesti arusaadavad. Ja seepärast püüdsime selle siis ka siin eraldi välja tuua. Umbes samast ajast pärineb tegelikult üks niisugune oluline dokument nagu eestlaste ehk siis Tallinna mittesakslaste truudusvanne ordumeister Hermann von Brückenaile ja Tallinna linnale aastast 1536. See on samuti originaalis siin vitriinis esile toodud. Mis on selle dokumendi puhul oluline? Siin nimetatakse eesti keeles Tallinna linna, mitte Revalit, vaid eestlased vannuvad truudust Tallinna linnale. Kullamaa vakuraamatu puhul peab mainima seda, et näituse seisukohast kõige olulisemad ongi siis need eesti keele või toonase eesti kirjakeele ülestähendused, mitte muud majanduslikud ja arvedokumendid, mis samuti on vakuraamatus kirja pandud. Siin me näeme siis Kullamaa vakuraamatut, mis on avatud just nende eestikeelsete palvete üleskirjutuse koha pealt. Eestikeelse trükitud raamatu lugu on pikka aega olnud algusega 1535, sest sellest aastast on säilinud
Oleviste kiriku pastori Siimon Vanrati koostatud ja Püha Vaimu kiriku pastori Johann Kõlli või Kooli, kuidas keegi teda tänapäeval hääldab, katekismuse katked. Katekismus on koostatud Tallinnas, trükitud samuti Wittenbergis, Hans Lufti trükikojas. Hans Luft muuseas oli põhiline Luteri teoste trükkija Saksamaal ja kuivõrd katekismus valmis 1535. aastal, siis võib arvata, et ta alustas selle trükkimist kohe pärast seda, kui ta 1534 lõpetas Luteri saksakeelse piibli trükkimise. Miks me oleme nii kindlad nii trükikohas, trükiaastas kui trükkalis, on siis see, et säilinud fragmentide hulgas on õnneks viimane lehekülg koos trükiandmetega, tol ajal nimetati seda kolofooniks, ja siin on kenasti kirjas trükitud Wittenbergis Hans Lufti poolt 15. augustil ja aastaarv 1535. Katekismuse avastamisega on päris omaette lugu. Nimelt juba 1927. aastal leiti Tallinna linnaarhiivist märkmed selle kohta, et on ilmunud eestikeelse tekstiga katekismus ja Tallinna Raad on selle ära keelanud. 1929. aastal tuli toonase Eestimaa Kirjanduse Ühingu, see oli siis Saksa haritlaste selts Tallinnas, nende raamatukogust tuli ühe raamatu kaante köitetäite materjalina välja lehed, millel oli paralleelselt saksakeelset eestikeelset teksti. Kokku on säilinud siis fragmendid 22 leheküljest ja see oli niivõrd suur avastus, et toonane raamatukoguhoidja Helmut Weiss ja tollal linnaarhiivis töötanud ajaloolane Paul Johansen olid kindlad, et nüüd nad on selle sama ärakeelatud katekismuse jälil. Ja Eestimaa Kirjanduse Ühing, kuivõrd otsustati selle suure leiu valguses tähistada esimest korda raamatu aastat, otsustas need säilinud fragmendid puhastada, konserveerida vastavalt nendele nõuetele või võimalustele, mis tol ajal eksisteerisid. Nimelt need fragmendid, et nad oleksid kahelt poolt vaadeldavad, pandi klaaside vahele ja klaasid omakorda siis ääristati vastava raamiga, nii et neid saab mõlemalt poolt vaadata. Ja otsustati selle suure tähtpäeva puhul need fragmendid kinkida või üle anda kui Eesti rahva vara tollasele riigivanemale Konstantin Pätsile. Siin väljas on ka 1935. aastast pärit saatekiri või üleandmiskiri riigivanemale, millega need katekismuse fragmendid kui Eesti rahva vara anti üle. Ja Konstantin Päts omakorda otsustas anda need säilitamiseks Tallinna linnaarhiivile, kus need siis ka tänapäeval tavaliselt hoiul on. Kahjuks need fragmendid on niivõrd haprad, et neid me saame näitusel näidata ainult kuu aja jooksul ja juba mai lõpus lähevad need hoidlasse tagasi. Uurides nüüd selle katekismuse saamislugu, tuli välja nii Tallinna Rae dokumentidele tuginedes kui ka siis mitmesuguseid sidemeid Saksamaaga uurides, et valmis käsikirja, mille Vanrat kokku pani, viis siit Saksamaale üks kaupmeestest, Hansa kaupmeestest tol ajal siis, ja kõigepealt otsustati, et proovitakse see trükki anda just nimelt Lübeckis.
Lübecki vaimulikud, tol ajal siis Lübeck oli juba ka luterlik linn, siiski arvasid, et see katekismus ei ole päris hea, et ta võib olla, ma ise ei ole teoloog, ma ei oska öelda, millest ta siis Luteri katekismuse seisukohtadest erines, aga otsustasid, et nad siiski ei tahaks seda trükkida. Kaupmees võttis käsikirja kaasa ja siirdus edasi Wittenbergi, kus ta tahtis paluda Bugenhagenilt eessõna sellele katekismusele. Kas Bugenhagen katekismusele eessõna kirjutas, seda me ei tea, sest seda algusosa ei ole säilinud. Bugenhagen vähemasti uurimuste järgi olevat küll arvanud, et see katekismus võiks parem olla, aga kuna eestlastel midagi muud üldse ei ole, siis parem trükime selle ära. Ja nii läkski ta siis Lübeckisse trükki. Nüüd 1537. aastal aga Tallinna raad otsustas katekismuse leviku keelata ja eksemplarid makuleerida. Mis selle keelamispõhjuseks on väga raske öelda. Ühelt poolt on arvatud, et küllap siis oli erinevusi Luteri tolleks ajaks juba teatavas mõttes kanoniseeritud katekismuse seisukohtadega. Teiselt poolt arvavad teoloogid, et need erinevused ei ole nii suured, et oleks pidanud katekismuse ära keelama. Siis mõningates säilinud fragmentides, mida nüüd küll näitusel ei näe, on välja tulnud, et nii-öelda trükise vabadel servadel on teatud parandused või täiendused eestikeelses osas. Samal ajal aga esiteks tekitab küsimusi, miks nad üldse trükiti. Võib-olla sellepärast, et neil puudus võimalus korrektuuriks, sest korrektuuri peab tegema inimene, kes keelest ikka midagi aru ka saab. Küll aga on arvatud, et üks põhjusi, miks see võiks olla nii-öelda keelatud raamatute sekka sattunud, on Simon Vanrati enda üsna konfliktne isik, sest ta suutis Tallinnast tülli minna nii pastorite kui rahaliikmetega. Aga need kõik on ainult oletused, meil on olemas need fragmendid ja võime uhkusega öelda, et meie kõige vanem säilinud raamat mingil kujul meil siiski on olemas. Liivimaa sõja käigus juhtus aga nii, et suur osa ka Eesti alast koos Läti alaga jäi Poola-Leedu võimu alla ja kuigi siis Poola kuninga poolt oli lubatud luteri usu järgimine, alustati kärmesti ka katoliku usu teatavas mõttes siis taastamist või katoliku usu põhimõtete selgitamist uuesti. Tartus teatavasti avati jesuiitide kolleegium ja seal hakati ka katoliiklikke tekste eesti keelde tõlkima. Selle näiteks on, mida meil väljas ei ole ja mida säilinud ei ole, 1585. aastal paavsti legaadi Antonio Bossevino vahendusel Vilniuses trükitud nii eesti kui ka lätikeelsed katoliiklikud katekismused. Lätis on see praegu nende vanim säilinud raamat. Eestikeelset katoliiklikku katekismust meil säilinud ei ole. Küll aga on teada, et siis selle sama nii-öelda Poola-Leedu võimu ajal valmis katoliku preestritele vajalike vormelite käsiraamat, mida kutsutakse siis väikeseks agendaks, agenda parva. See ilmus 1622. aastal ja tänapäeval on teada sellest ainult üks originaaleksemplar, see asub Poola alal Branjevos. Ja meil on väljas siin näitusel 1938. aastal selle
kohta avaldatud uurimus koos siis faksiimile väljaandega ja mida ta sisaldab? Ta sisaldab preestrile vajalikke kirikuteenistuste vormeleid eesti, läti, poola keeles ja saksa keeles samuti siis, et preestritel oleks parem ja mugavam erineva keeleoskusega kogudustega suhelda ja neid siis õigete vormelitega kõikide vajalike nii-öelda toimingute juures aidata. Eestikeelsed aabitsad on tegelikult pärit meil juba 17. sajandist teadaolevalt Eestimaa piiskop Johann Jering oma ringkirjas pastoritele 1641. aastal soovitab kõigil kasutada eestikeelset aabitsat. Kust üldse see eestikeelne kooliharidus on suuresti seotud just nimelt Luteri ideedega, et tuleb arendada rahvaharidust, tuleb tõlkida iga rahva emakeelde kirjasõna, eeskätt siis kiriklikku kirjasõna, piiblit ja kõigil peab olema võimalus oma emakeeles jumalasõna lugeda. Selle jaoks, et seda jumalasõna lugeda, on loomulikult vaja inimesed õpetada lugema. Sealt tuleb siis ka see niisugune katekismuse õpe, mis on 17. sajandil väga iseloomulik ja mida kõik kirikuõpetajad ja köstrid siis pidid oma koguduste juures läbi viima, korraldati lausa nii-öelda katekismuse kontrolle ja selle aluseks muidugi on aabits. Neid esimesi aabitseid meil säilinud ei ole. Meie Eestis kõige vanem säilinud aabits on 18. sajandi lõpust, leiti ta Virumaalt ühe mõisa, Maidla mõisa pööningult. Kõige vanemad aabitsad praegu teadaolevalt peaks olema kusagil 1690. aastast, on üks konvoluut Hannoveri Leibnizi raamatukogus, kus on kokku köidetud ka lätikeelne ja eestikeelne aabits. Neid meil samuti siin ei ole, küll aga meie naabritel lätlastel on Rahvusraamatukogus 1720. aastatest pärit eestikeelne aabits, näitusel on ta väljas. Siin on siis nii-öelda kõigepealt tollane, nii nagu teda õpetati, alfabeet, õ-tähte siin loomulikult ei ole. Siis on numbrid, nii araabia numbrites kui rooma numbrites ja see annab siis niisuguse esmase sissejuhatuse. Järgnevalt hakatakse kokku lugema silpe ja iga aabitsa lõpus on ka siis kõige nii-öelda loetavamad palved, nagu Meie Isa palve. Usutunnistus jääb rohkem katekismuse juurde, aga Meie Isa palve ja hommikupalve, need on siis nagu ikkagi ka aabitsates täiesti olemas. Ja kui nüüd aabitsatest veel rääkida, siis aabitsate lõpus sel ajal on aabitsakukk. Aabitsakukk on meil koos oma sugupuuga teises seinas vitriini peal väljas ja näitab, kuidas see kukk aabitsasse üldse sai. Algselt tuleb välja, siis aabitsakukke esiisa on Wittenbergi lossi kirikus teadaolev reliikvia nõu. Sellepärast me võimegi nii aabitsaid kui kõiki muud vanavara omamoodi reliikviateks pidada ja seda nad ju ka on. Trükikunsti kasutusse tuleb kukk
Lukas Cranach vanema sulejoonistuse kaudu. Sealt võtab ta juba 16. sajandi lõpus üle trükikunst ja Kukk kui siis vaimuärataja õppimisele ja harimisele kutsuja hakkab saatma aabitsaid praktiliselt kogu Läänemere ruumis. Eesti aabitsates on ta olemas siis 1690. aastatest tänu Bengt Gottfried Forseliuse aabitsatele. Ja sealt edasi praktiliselt kuni 20. sajandi alguseni leiab Kukke pildi hästi paljudest aabitsatest. Ma ütleksin, et kui ma hoolega mõtlen, siis isegi kui mina, sinna on ju küll väga palju aega tagasi, kui ma kooli läksin, siis minu esimesel aabitsal oli ka Kukk kaane peal. Tänapäeval uurisin siin nooremate kolleegide käest, tänapäeval on väga erinevad aabitsad, aga Kukk on olnud ikkagi sajandite jooksul aabitsa saatja. Praeguseni on meil esimene niisugune trükitud eestikeelne raamat, kus ühtegi sõna saksa keelt ei ole. Lõuna-Eesti kirjakeeles või siis tartu keeles Riias 1686 ilmunud Uus Testament, mis siis Lõuna-Eesti kirjakeeles on pealkirjaga Vastne testament. Ja selle raamatu trükiarvuks oli 500 eksemplari, mitte nüüd väga palju, mis on tema puhul uut, et siin on kasutatud nüüd Forseliuse uut kirjaviisi vähemasti päris suurel määral ja Forseliuse kirjaviis siis võtab kasutusele ka ä-tähe, mida ka varem meie trükistes ei ole. Ja hiljem siin allpool me näeme, see ä-täht läheb edasi ka Põhja-Eesti kirjakeelsetesse raamatutesse. Mis Vastse testamendi puhul on võib-olla huvitav, on see, et säilinud teda on päris palju. See praktiliselt iseloomustab kõiki nii-öelda kirjasõna või jumalasõna põhiteoseid, testamente, piiblit. Nende säilivus on palju suurem kui igapäevatarbeks või õppimise tarbeks kasutatud aabitsad ja katekismused. Neid on meil tegelikult algusaastatest säilinud üksikud eksemplarid ja needki on väga kasutatud. Ja Vastne testament on ka siis see raamat, mis on jõudnud nüüd ka tõsi üksikute eestlaste lugemislauale, aga siiski on ta ka kodus olemas. Me näeme siin stendil on välja toodud üks niisugune Luutsniku Jakobi raamat, Vastne testament, mis on tema on selle raamatu saanud 1691. aastal ja see on siis, võiks öelda, kõige olulisem niisugune jumalasõna raamat Lõuna-Eesti kirjakeeles, mis 17. sajandil ilmus. Riia oli Liivimaa kubermangu keskus ja loomulikult nii-öelda see Eesti ala jagunemine Eestimaa ja Liivimaa vahel kehtis ju kuni 1918. aastani praktiliselt. Õigemini 1917 lõpus ühendati siis praegune Eesti ala Eesti alla. Ja Liivimaa provintsi või hiljem kubermangu keskus asus Riias ja loomulikult nii-öelda Liivimaal välja antud asjad ka Eesti ala kohta on enamasti ilmunud kõik Riia linnas.
Põhja-Eestis, Tallinnas jõuti Uue Testamendi trükki andmiseni Põhjasõja, teatavas mõttes veel Põhjasõja käigus, kuid 1710 oli juba Eestimaa allunud Vene võimule ja trükikoda tegutses siin edasi. Tõsi, Piibli või Uue Testamendi käsikiri valmis juba 17. sajandi lõpus, aga Põhjasõja aegu seda enne varasemalt trükki ei jõutud anda. Uus Testament on trükitud Tallinnas ja põhimõtteliselt Eberhard Kutzlev vanema eestvedamisel siis jõudis ta ka trükki. Kutzlev teatavasti oli Kullamaa pastor ise ja üldse pastorite kohta peab ütlema, et nemad olid ju kõige paremad eesti keele tundjad tol ajal. Miks? Sellepärast, et Rootsi kirikuseaduste kohaselt need pastorid, kes töötasid Eesti kogudustega või maakogudustega, pidid oskama piisavalt eesti keelt ja enne kui nad ordineeriti ametisse, pidid nad pidama eestikeelse proovijutluse. Ja seetõttu olid nad eestlastele teatavas mõttes palju lähemal kui näiteks mõisnikud, kes Kupja või Aidamehe kaudu said oma asjad kõik kaetud. Aga pastor, kui hingekarjane, ei saanud teisiti, kui ta pidi eesti keelt piisavalt oskama ja loomulikult natukene sõltub ka igast inimesest, milline on tema keelevaist ja kuidas ta tunneb huvi võõra keele vastu. Aga pastorid on need, kes alates 17. sajandist on siis eesti keeles kirikuraamatuid teinud, oma keeleoskust parandanud, selle järgi uusi trükke välja andnud ja ka üles tähendanud eestlaste kombeid, rahvausku, ajalugu üles kirjutanud. Mis nüüd Uue Testamendi juures tähele panna? Siin tiitellehel on tiitlipildina välja toodud Tallinna siluett, kannab see pealkirja Reval, trükitud aga on raamat Tallinnas, mitte Revalis ja mis on veel tähelepandav, väga mitme kirikutornis on siin näha kuked. Tegelikult Tallinna kirikutes ju kukkesid kirikutornis ei ole, see on rohkem omane Lõuna-Eesti kirikutele. Esimene täispiibel eesti keeles ilmus 1739. aastal, taaskord trükitud Tallinnas, tollal siis Jakob Johann Köhlerile kuulunud trükikojas. Piibli tõlkimisega tegelesid väga mitmed pastorid. Ei ole nii, et nüüd ühe pastori käsikirja järgi oleks saanud kogu täispiibli kirja panna. Peab ütlema ka seda, et piibli tõlge arendas eesti keelt väga suurel määral. Kõigepealt oli vaja, arvestades näiteks Vana-testamendi lugusid, leida eestikeelsed vasted kõigile nendele taimedele, loomadele, kes on Vana-testamendi lugudes kirja pandud. Et võib-olla, Uue Testamendi puhul on see natukene lihtsam olnud, Vana-testamendi puhul aga siiski üsna mõtlemist nõudev, kuidas seletada kõiki neid nii-öelda idamaiseid looduslikke tingimusi ja muid asju. Küll aga oli meie pastoritel juba teatav eeltöö tehtud seoses 1721 nimelt ilmus pietistlik kodu- ja kirikuraamat, samuti taaskord
Kutzlehvi, seekord Eberhard Kutzlev noorema eestvõttel, kes siis koondas enda ümber pastorite ringi, kes seda siis tõlkima hakkasid. Piibliraamatu tõlke juures on olnud kaastegev ka siis Jüri pastor, Anton Toor-Helle ja muidugi veel palju teisigi, keda me siin nii-öelda näituse juures otseselt üles lugema ei hakka. Küll aga võib öelda, et täispiibli trükiarv on tänaseski mõttes tohutu suur, nimelt ta trükiti 6015 eksemplari. Ja võib-olla just ka tänu sellele on ta tänase päevani üsna hästi säilinud. Selles piibli trükkimist, kuna nii suures trükiarvus trükkimist pidi muidugi toetama rahaliselt, siis seda tegi, eriti toetas seda siis Maardu mõisnik Hermann Jensen von Boon ja samuti siis pietistidest Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ja tänu nendele siis sai piibel endale ka vasegravüüris palgelehe, mis asub tiitellehe kõrval vasakul. See on valmistatud Peterburis, kuna Eestis sügavtrüki võimalusi tookord ei olnud veel. Ja piibliraamatu puhul peab ütlema seda, et tiitelleht on siin trükitud punase ja musta trükikirjaga, ida ka väga paljudes omaaegsetes raamatutes just ei leia ja samuti on erinevatele trükikirjadele pühendatud päris palju tähelepanu nende kasutusele, ta on kaunilt kujundatud ja ka piibli sees on 4 niisugust illustratiivset päisliistu alates esimesest maailma loomise juures, Moosese raamatute juures, siis on Uuel Testamendil on samuti nii-öelda tiitlipilt olemas, tõsi, siis juba mustvalge, aga näha on, et igati on püütud teha ja tõesti saavutuseks on olnud raamat, mida hilisemad raamatuloolased on pidanud 18. sajandi kõige kaunimaks raamatuks. Piibli hind paraku kujunes küllalt suureks, ma täpselt ei mäleta, kui palju see oli, küll aga ei olnud võib-olla ta levik nii ulatuslik. Seetõttu just, et eestlased endale piiblit ei jõudnud lihtsalt hankida. Näitusel väljas olev piibel tegelikult on kuulunud Kuusalu pastorile Eduard Arentsile. Eduard Arentsi pärandist on selle omandanud Rapla pastor Karl-Eduard Malm ja Karl-Eduard Malmi pärijad omakorda on kinkinud Malmile kuulunud raamatut Eestimaa Kirjandusühingu raamatukogule, nii et sellel raamatul on olnud päris pikk teekond enne seda, kui ta on jõudnud siia näitusele. Sees olevaid pilte saab näha koguni 2 20. sajandi algupoolel ilmunud artiklikogumikus. Üks neist on avaldatud kogumikus Vana Tallinn 3, kus on artikkel nimelt just Jakob Johan Köhleri trükikojas trükitud töödest ja teine päris nii-öelda siis võimuvahetuse algperioodil 1941, aga varem kokku pandud Veronika Siku uurimuses eestikeelse raamatu kujundusest ja illustratsioonist. Seal on nende piltide saamisloo kohta ka huvitavat ja täpset materjali kirja pandud. Kodu- ja kirikuraamat, mis siis 1721 alles esimest korda ilmus
ja on nüüd siis pietistliku nii-öelda suundumusega. Seda raamatut võib nimetada 18. sajandil kõige enam levinud eestikeelseks raamatuks üldse. Teda anti välja esimene kord 5000 eksemplari, 27. aastal uuesti, 29. aastal jälle 5000 eksemplari. Alates 1736 trükiti teda Tallinnas ja samuti iga kusagil 5 aasta pärast anti välja järjest uued trükid ja Kodu- ja kirikuraamatu väljaandmise õiguse sai endale Tallinna linna- ja gümnaasiumi trükikoda. Ja see privileeg, kirjastusprivileeg kehtis ka hiljem, kui Tallinna linna- ja gümnaasiumi trükikojast oli saanud juba Lindforsi pärijate trükikoda. See kirjastusprivileeg annulleeriti alles aastal 1871. Sinnamaani see oli trükikoja omanikele üks suurepärane kirjastusartikkel, millega sai ka üsna palju nii-öelda kasu teenida, sest ta oli, kuna ta sisaldab nii katekismuse, kirikuaasta evangeeliumite epistlite osa, lauluraamatu, palveraamatu, siis on ta tõepoolest niisugune nii kirikuõpetajale kui siis nii-öelda aktiivsele koguduse liikmele hädavajalik raamat. Ja ka selle algselt nii-öelda alles trükitud raamatu palgelehe alumine pool näitab meile Tallinna siluetti ja sellel on siis koguni toodud 2 Tallinna nime, Reval ja Tallinn. Nii et me võime siiski nii-öelda uhkusega öelda, et Tallinna nime kannab eestikeelses trükises raamat väga-väga ammusest ajast.